Tere tulemast teie kursusele ligipääsetav klienditeenindus. Aga milleks üldse ligipääsetav klienditeenindus? Äriettevõtetena me ju kõik taotleme kasumit, eks ole? Mina olen töötanud klienditeenindajana üle 15 aasta. Seda siis just nimelt ärisektoris, panganduses ja telekomis peamiselt. Ja ka minu tasu on tugevalt mõjutatud olnud sellest siis, millised on minu müügitulemused. Ja mina avastasin oma töö käigus, et erivaadusega kliendile on tegelikult väga kerge teha müüki. Nad on niivõrd alategeletud sihtgrupp ja tegelikult väga tänulik sihtgrupp, kui sa tuled oma mugavustsoonist välja ja teed endale pakkumise ja reaalselt kaardistad nende vajadusi. Pakkudes just nimelt ligipääsetavat klienditeenindust või seda ise samal ajal ka õppida, sest ega ma ju ei olnud tollel ajal veel mingi spetsialist. Ma parandasin kliendikogemust ja enda müügitulemusi. Nii et ma arvan, et see on juba üks üsna hea põhjus, miks tegelikult keskenduda ligipääsetavale klienditeenindusele ja miks pöörata äriettevõttes tähelepanu ka erivaadustega klientidele, sest et kasu on lõpuks mõlemapoolne. Ning kui me räägime ligipääsetavast teenindusest ning ligipääsetavast müügist, siis teeninduspunktis toimuvast sugugi vähem tähtis ei ole ligipääsetav järelteenindus või ligipääsetav eelteenindus, ehk siis ligipääsetavad turundlusmaterjalid, et klient üldse sinu ettevõtte üles leiaks ja teeninduspunkti tuleks, ning ligipääsetavad müügimaterjalid peale teeninduspunktis kohtumist, ligipääsetav müügipakkumine, ligipääsetavad arved. Sest mis kasu on positiivsest kliendikontaktist teeninduspunktis, kui sa saadad näiteks pimedale kliendile müügipakkumise, mida ekraanilugejaga tarbida ei saa? Just nendele aspektidele sellel kursusel keskendumegi. Tule minuga kaasa!